Hei armas, Raama siin Katrin ka. Olen täiesti eksprompt siia laua taha juhatatud, kuna ma eile olin suunatud kirjutama päris pika artikli enda jaoks üle pika aja. Ja mis see teema on? See teema tuuakse meile kätte läbi meie ümber olevate on siis energiaväljas, eks ju, ühisenergiaväljas olevad olendid, kellega me oleme kokku suunatud, kellega meie teed on kokku juhatatud ja need teemad puudutavad meid kõiki. Ka see, mida ma kirjutasin, see on mul siin ees täna jälle arvutiga, et ma võib-olla loen sulle, võib-olla lihtsalt lasen sellel endast läbi minna ja jagan suga ära. Aga mismoodi sa ennast tunned? Kas sa paned seda tähele? Kas sa paned tähele neid muutusi oma kehas? Tundemuutusi? Erinevaid sümptome, signaale, valusid, kergust ja raskust, nende vaheldumist. Kas sa paned neid tähele? Kas sa paned tähele seda, et kui sa oled oma heaolu seisust välja viidud, kas sa jääd rahusse või sa käivitud? Kui sa käivitud, mis käivitab? Kõik sellised küsimused, sest et ma saan aru, et ka meie hingepere on väga erinevate linkidega seotud energiamaailmas, eks ju, sest me oleme kõik ühises energiamaailmas. Keda lüpstakse, kelle energiat lüpstakse rohkem, kelle oma vähem. See oleneb sellest, kuhu keegi oma energiat ehk oma fookust jagab. Selline imelik, kaootiline sissejuhatus. Ma ei tea isegi, kas see on sissejuhatus või see on üks osa sellest salvestusest, sellepärast et mul ei ole ühtegi kava. Ma tean seda, mida ma eile kirjutama olin juhatatud. Kui ma loen selle sulle lihtsalt praegu ette, sest see tuleb artiklina üles nii või teisiti, kus me jagame sinuga möödunud nädala mõtteid ja juhatust. Ja nii nagu Raama on meid juba aastaid ette hoiatanud ning see aeg juba on kätte jõudnud, see üleminekuperiood, milles me oleme sinuga koos terve inimkonna ja planeediga, kogu päikesesüsteemiga. See ei ole lihtsalt üks jutt, sellepärast et see reaalsus juba kõike seda täpselt näitab. Küsimus on, mida sina enda jaoks võimendad. Kas sa endiselt ootad midagi või sa teadvustad seda, et sa oled ja sinu siin olemine loob järgmise sammu sinu jaoks? Millist energiat, millist tunnet sa võimendad siin ja praegu? See on sinu enda valik. Sa kas lähed kaasa kaosega, mida on võimalik väga palju leida, kui me tahame seda. Meie ajaliinil, meie maailmas ei ole seda kaost. Meie maailmas on rahu. Me ei otsi seda kaost. Me ei lase teda endale ligi. Me oleme sealt väljas. Ja sa ütled, kuidas see on võimalik? Maailmas on nii julmad mängud käimas, eks ju. Kes ütleb, ei tea, mitmes maailmasõda, mida iganes. Et üks riigipea on hulluks läinud, teine riigipea on hulluks läinud. Aga me ju teame seda. Meil taevakehad, meie koostööpartnerid on selle ette öelnud. Läheb peade maha võtmiseks.
Selle koostööpartneri nimi on Al Gore, kes meile seda ütles ammu. Riigi pead võetakse maha. Siin on järgmised väga suured muutused. Päev päevalt, täiesti kuupäevaliselt meie jaoks ju ette öeldud ja teada. Sa kas teadvustad seda või virised edasi? See, mida meid on ette jõutud ja kus me tegelikult siis oleme. Nagu ma ütlesin, meid huvitab aina rohkem see, mille eest meid on tegelikult hoiatatud. Kuidas me valmistume nendele muutustele, mis meil ees seisavad? Me ei tea täpselt, mis on ette tulemas. Aga me saame valmistuda nii vaimselt kui füüsiliselt. Ka seda on meile ette öeldud. Näed sa, kuidas? Ja juua, kes annab mulle juua? Toodi mind laua taha, öeldi, võta oma arvuti ja räägi. Millal läks juua tooma või? Hüppas kohe selle küsimuse peale. Et oleks võimalikult vähene energiakulu kaasnevate muutuste läbimisel. Mida saad sina täna teha? Kui meid haarab külmalaine, mida on ka meile ette öeldud. Kui meil külmalaine läbimise järel tuleb toetama ja puhastama järgmine laine päikeselt, mida sina oled valmis täna enda heaolu nimel, enese eest hoolitsemise nimel, selle asemel, et vaadata midagi muud, kedagi teist tegema. Meid valmistatakse kõikide nende tegevuste jaoks ette läbi nende suurte energiasaadetiste. Küll päikese poolt, küll kosmiliste saadetiste poolt ja nii edasi. Need ägenevad magnet- ja valgustormid, millega kaasnevad muud tormid, millest üks ongi see ette ennustatud külmalaine. Ma ei tea, kas sa oled näinud, ma ei mäleta, mis selle filmi pealkiri on, aga seal on täpselt see näidatud ka, kuidas üle New Yorgi ja praegu, kuidas kõik saabki alguse läbi selle, et Ameerika peab kukkuma, sest kogu ülejäänud maailm on juhendatud joonduma Ameerika järgi. Ameerika peab kukkuma, luba tal kukkuda kokku. Ära ela sinna kaasa, ära anna oma tähelepanu sinna, vaid valmista ennast muutusteks. See kõik on seotud maaema ümbersünniga, sageduse muutumisega. Me ei saa ehitada varemete peale uut maja, me peame ennem võtma vana maha. Sa oled ju muga nõus selles osas. Sellest sa saad aru. Aga seni, kuni sa toetad ise seda vana süsteemi, ükskõik mis viisil, hoiad sa seda varemeid püsti, sa ei aita neid kive maha võtta, mis on ilma siduva aineta, millel ei ole enam energiat, et püsti püsida. Osad hingolendid resoneeruvad selle 3 päeva pimeduse jutuga, osad mitte, osad naeravad selle välja. Sellepärast, et nad ongi pimedusega löödud ja nad ei usu seda, mida nad pole näinud. Nad peavad seda võimatuks. Meie ülesanne on uskuda võimatu võimalikkusesse, sõna otseses mõttes. Meil sinuga, armas, on võimalik siin kogeda kõiki neid
võimatuid imesid, mis järjest lahti rullivad ennast meie ees. Isegi kui sa ei näe, et midagi toimub sinu ümber, sa tead, et toimub, sa tunned. Ma tunnen, et mu süda kisub kokku. Ma kuulen, et inimestel on üks mure ja teine mure. Nad küsivad mu käest, kas sa tead, kas midagi toimub? Ja ma tean, toimub, väga palju toimub. Kas ma pean seda nägema? Kas ma pean fakte teadma? Minu jaoks on see juba niivõrd, kuidas ma ütlen, see tuuletu seis, 0 tuult. Ma olen sulle juba seda öelnud, eks ju? Ja see jätkub, 0 tuult. See on ebanormaalne, sellele järgneb midagi järgmist täiesti ebanormaalset. Mis on see normaalsus? Normaalsus on see, mida me teame oma kehastuse mäludest, eks ju? See oli normaalne, et pidevalt on vahelduv pilvisus, vahelduv tuul ja nii edasi ja nii edasi. Aga praegu ei ole normaalne. Kas tegelikult keegi saab aru, et see ei ole sõna otseses mõttes 3 päeva pimedust, vaid see on vaimne ettevalmistus suureks ümberlülituseks. Selleks suureks ümberlülituseks, mis ei toimu mitte iga 100 aasta tagant, paarisaja aasta tagant, meil on neid tsivilisatsioone sisse-välja lülitatud, eks ju. Kas sa tead või ei tea, selles ka ei ole tähtsust. Tähtsust on sellel, et 26 000 aastaringi ümber päikese on läbitud. Seda suurust me keegi ei adu, ei hooma. Aga see on midagi nii võimast, mida läbi erinevate tsivilisatsioonide on inimkonnale öeldud. Ja nad on seda ette teadnud. See aeg on täna, siin ja praegu. Kui see vana konstruktsioon, need varemed kokku varisevad, siis kõige lihtsam näide. Hakkasin sulle rääkima filmist. New Yorki tabab külmalaine, tohutu külmalaine ja lumi, kõik jäätub. Inimesed surevad, jäävad ellu need, kes teavad, mida teha, kuidas ennast elus hoida. See ei ole hirmutamiseks mitte kellelegi see informatsioon, sest see on puhastus. See on puhastus kõigest sellest, mida enam edasi ei eksisteeri. See tähendab, et kõik see vana energia, mida meil vaja ei ole, see elektrienergia, meil ei ole seda enam vaja, selle aeg on läbi. See võetakse maha. Kas sa saad hakkama ilma elektrita? Kui kaua sa saad hakkama ilma elektrita? Vaikus on su ümber, kui kõik välja lülitub. Kas sul on joogivett? Saad sa selle kätte kuskilt? Kas sul on kütet? Kui süsteemid maha lähevad, kuidas sa saad välja oma lukustunud majakarbist? Kas sa mõtled sellele alles siis, kui see juhtub, või mõtled sa sellele siin ja praegu? Selles on küsimus. See on see teadliku hingolendi valik, kuhu ma suunan oma energia täna, teades, et muutused kiirenevad ja võimenduvad. Ilma stimulantideta, vaikuses. Stimulant on see iga rääkiv, mängiv masin sinu ees, sinu ümber, sinu käes. Ilma ühenduseta, kui sa ei saa mitte kellegiga ühendustada. Mida sa teed? Kui tugev on sinu usaldus sinu enda suhtes? See teadmine, et sa ei ole üksi. Oled sa
vajadusel liikumisvalmis, oled sa vaba liikuma, kui sa ise enam hakkama ei saa oma üksinduses või oled sa sundseisus. Mitu päeva, mitu kuud, seda me keegi ei tea täpselt, eks ju. On see 3 päeva. Muinasjuttudes on olnud 100-aastane uni. See 100-aastane uni võib-olla kestis ka ainult 3 päeva. Me ei tea seda, see on metafoor. Point on selles, et kõik on välja lülitatud. Miks on välja lülitatud? Sest toimub maa polaarsuste vahetus. Maa on valet pidi tööle pandud, et 3D maatriksid seal mängida. Et hoida madalaid energiaid, rasket elukogemust kogeda. Meie hinged on võtnud selle, kuidas ma ütlen seda, suures plaanis on see olnud võimalus laiendada universumi kogemusi läbi madalate energiate kogemuste. Suures plaanis. Ja meie täna saame olla tänulikud selle aja lõppemisest. Me oleme selle läbi käinud. Me oleme sealt võimelised välja tulema. Me oleme seal maatriksi punktis, kus me võtame selle kaabli ära. Me saame aru, et meid on kapslis hoitud. Metafoorselt, sest sa arvad, et see on olnud sinu elu selles illusioonis. Aga see illusioon on nüüd see varemetes varisev konstruktsioon. Meie ettevalmistus on kestnud juba piisavalt ja järgmised sammud tulevad. Kuidas sa säilitad endas rahu? Et sa ei lähe kaasa paanikaga, vaid sa mõtled ennem kui sa midagi ütled, ennem kui sa kuhugi jooksed. Sa tead, kuhu sa lähed ja kuidas sa sinna lähed. Raama kirjutab, armas hingepere, palun tegele endaga ja enese ettevalmistusega ja ära jaga mitte mingi hinnaga oma tähelepanu mujale. Mujale just nimelt sinna, mis otseselt ei puuduta sinu enda valmisolekut või ettevalmistust kõigeks, mida me pole veel kogenud. Ehk siis, kui sa oled suunatud nägema, kuulama midagi sellist, mis toetab sinu ettevalmistust muutusteks, siis see on see, mille sa võtad endale vastu kui vastuvõtja. Kõik see, mis sind ei puuduta, sind häirib, segab, tekitab valesid, halbasid, raskeid tundeid, neid sa ei tarbi, sa ei söö enam seda rämpsu endale sisse. Sa keeldud neid säilitusaineid ja värvaineid ja täiteaineid ja kõiki neid endale sisse söömast. Sa ei ole enam narkoman, kes tarbib kõige suuremat, tugevamat narkootikumi, mille nimi on suhkur. Sa ei ole traktor, et sa jooksid ja sööksid või teeksid endale süüa masinaõliga. Need on esimesed asjad, mida sa saad kohe enda jaoks ära otsustada. Ja kui sa juba need ära lõikad, lõika ka kofeiin ära, palun. Sest ta ei lase su keha masinal ennast tundma hakata. Ta ei lase seda ühendust luua. Nii nagu fluoriid ei lase, eks ju. Hambapastadest me oleme rääkinud, see pole see saade praegu üldse. Kui sa oled valmis, siis oled sa juba täna, siin ja praegu, see jälgiv, nautlev, imesid tunnistav, järjest kiirelt oma sagedustest tõusev. Uue mängu looja, sest iga oma valikuga sa lood juba uut maailma. Meil ei ole vaja oodata selle tulemist. Me oleme siin ja loome seda.
Seni kuni sa seda ei tee, toetad sa vana maailma. Aga kui sa teed, siis sind toetatakse. Ja see raamat ütleb, see ei ole muinasjutt, see on tänane reaalsus, see on see reaalsus, kuhu me oleme tulnud sinuga. Nii, jah, kordame üle need küsimused. Kui sa elad kortermajas ja sa jääd sinna lukku, hüpotees, kuidas sa valmistad ennast ette, et sealt välja saada? Või sa otsustad sinna jääda? Seda on sul vaja teada täna. Kuidas sa lahkud linnast? Oled sa autoomanik, on sul bensiinipaak täis, kütusepaak täis? On sul rahakotis peene sularaha, kupüürid, mündid, mis igane situatsioonid tee peal tulevad? Sa ei saa oma kaarte kasutada, sa ei saa mitte midagi. Aga enamus inimeste jaoks, kellega sa suhtled, kehtib see paberitükk, millel on numbrid peal, maksevahendina. Ja see võib sind päästa väga paljudest olukordadest. See puhas vesi. Ole hea ja mõtle need väikesed asjad enda jaoks valmis. See on väga suur osa sinu ettevalmistusest. See ei ole paanika tekitamine. Paanika tekitatakse siis, kui see öeldakse kõva häälega suurelt kuskil välja. Nii nagu enne orkaane toimub see näiteks Floridas. See on paanika tekitamine. Siis jooksevad kõik, ei tea kuhu. On valmis vee järgi seisma 4,5 tundi. Ma olen selle läbi elanud. Joogivee sabas seisnud, et mul oleks ettevalmistus olemas. Sa ei pea seda tegema ega ootama, vaid sa saad valmistuda. Sest me ei tea, millal ootamatused ja muutused meid tabavad. See on nii nagu milleeniumi vahetus, nii nagu 2012 meid hoiatati, kes valmistusid, kes naersid nende valmistujate üle. Siis ei juhtunud midagi. Kas nüüd juhtub või ei juhtu või millal juhtub? Mis vahet seal on, kui sina oled valmis ja sinu sees on rahu? Sa tead seda, et öeldakse, kes pärast naerab, naerab paremini. Neid naerjaid ja targutajaid on väga palju. Kui palju on tegelikult neid, kes on valmis muutusteks? Raama ütleb seda, et enamus sinu ümber ei ole valmis. Miks? Ära mine ka sellega kaasa, see on üks osa suurpuhastusest. Nad on ette nähtud lahkuma. Igaüks omal erilisel viisil. Sina, kes sa oled selle videoni juhatatud, tead, et sa ei ole seal. Julgustame sind just siin ja praegu nende teemadega tegelema ja enda eest hoolitsema. Meil endal siin, kus meie oleme, ei ole valmisolekut väga paljudes asjades, kuna meie füüsiline jõud ei käi üle. Kuid me oleme vajadusel valmis ka sind siia vastu võtma ja me teame, et me saame hakkama. Me oleme siin hakkama saanud juba 3 väga erinevat aastaringi. Meid on juhatanud elutee eelnevalt erinevatesse situatsioonidesse. Me oleme elanud nädalaid ilma elektrita. Meil on need kogemused olemas. Nädalaid me ei ole kogenud kuid ilma elektrita. Aja mõõde kui selline kaob vaikuses ära. Meil on usaldus. Ja me kordame sulle seda lauset,
et meil on kõik, mida meil on vaja hetkes, siin ja praegu ja rohkemgi veel. Kui ma praegu sulle salvestan seda informatiivset videot, on meil ühendus, on meil salvestusmasin, on meil toetav kellakene, on meil meie puhastustuli meiega. Meil on soojad riided seljas, meil on isegi tuba soe, meil on katus pea kohal, meil on seinad ümber, meil on mängiv kass siin samas toas ja magav koer selja taga. Meil on kõht täis. Meil on kõik, mis vaja selles hetkes ja rohkemgi veel. Meil on ka homseks puid olemas, meil on ka homseks süüa ja nii edasi ja nii edasi. Hakkad sa aru saama sellest? Iga hetk, iga järgmine hetk avab meile juba järgmise vajaduse ja me ei tea seda kunagi, kust ja kuidas, sest me oleme usaldusteekonnal. Ja see usaldusteekond omakorda kinnitab, et kõik, mida me hetkes vajame, on meiega. Ka siis, kui me ei näe teda veel, ta tuleb ise. Sellepärast, et kõrgem mina, see hingolend, see nähtamatu, see suurem osa sinust, keda sa ei saa katsuda. Tema teab, tema juhib seda mängu sinu jaoks, selle kehamasina jaoks. Ja ta annab ette täpselt need killud, mida sul on vaja siis, kui on vaja. Usalda. Aga selles ettevalmistuses kasuta oma sõbraks saanud ego, et ta juhataks sind, kuidas sa saad situatsioonist lahkuda, kui sa oled otsustanud. Kuidas sa saad liikuda sinna, kuhu sa oled otsustanud. Ja nii edasi. Selleks on sul vaja seda sõpra ego. Nii, kui sul on küsimusi, ära pelga, kirjuta. Samal ajal läheb meie poolt teele küsimus. Nagu ma ütlesin, ei ole meil ka kõige jaoks valmisolekut. Ja selleks, et energiakulu miinimumi viia, on meie juhatus see, et elulooja staap vajab ellujäämiseks hetkel ühte kas konteinerit või soojakut. Nii et ma kutsun üles sind, armas, kui sina tead kedagi, kes teab kedagi, kellel on selline võimalus heategevuskorras annetada elulooja staapi, üks konteiner või soojak, kasutatud, mis ei ole antud hetkel selle firma või olendi jaoks kõige suurem rahateenimisallikas, vaid ta seisab, ootab oma rentnikku, mida iganes, eks ju, sest kõiki neid asju renditakse. Rentimisvalmidust meil ka ei ole, sa tead seda. Me teeme sulle oma tööd täpselt nii, nagu me oleme juhatatud. Me ei küsi selle eest vana maailma raha, me küsime sinu toetust, sest sa oled meiega kokku juhatatud. Kas see konteiner või kasutusest maha läinud soojak konteiner siia lubada toimetada? Selleks on ka kraanatransporti vaja, eks ju, kes tõstab selle siia õue peale. Selle sisu korda tegemisega ma saan ise hakkama, mul on teadmised olemas. Kas see füüsiline jõud ja vahendite olemasolu, see on teine asi. Võib-olla on olemas mõni väikemaja tootja, kelle käes on väljavahetamist vajavad näidis või rendimajad. Me võtame vastu selle, mis tahab vahetamist ja teeme selle ise korda. Kolmas asi, mis on siin nimekirjas, on üks mallmahi koos korstnaga. Ehk siis, kui on see
väikene maja või konteiner, siis sinna on kindlasti sisse vaja ühte malmahju. See energiakulu võrreldes selle suure vana näritud talu sooja hoidmisega on, ma pakun, üle 5-kordne kindlasti, kui mitte 10. Erinevates kohtades elamise kogemust on meil palju. See kõik vähendabki meie jaoks oluliselt energiakulu. Ja elamiseks on meil kõik ülejäänud asjad olemas. Ja oskus neid vastavalt paigutada, kasutada ja nii edasi. Vajalikest materjalidest listi ma koostan kohe, kui meil on info, kas, kes, mida saab siia tuua. Sest sellest olenebki, eks ju, mida ja millises seisukorras see on, mida me vastu võtame, vastavalt sellele tuleb ka see list. See sisetunne on väga tugev, see juhatus on väga tugev, just nimelt juhuks, kui see vaikus lõpeb ja selle maja juures teatud osad üles ütlevad, mida on näha, et nad ütlevad. Ahi on 3 talve praegu, 3 aastat, sest see kütmine on olnud praktiliselt ju igapäevane läbi aasta ringi. Ka suvel kütan ma vähemalt üle päeva. See ahi võib iga hetk sisse kukkuda, tal kivid vaikselt kobisevad. Selle maja otsa katus on katmata ja siit järjest kukuvad tuulega tükid ära. Ja põhjakülje sein on samamoodi kokku vajumas, need palgid. See maja päris pikendatud ots, kus oli kunagi laut, see on ammu selle vajumise pärast maha võetud ja nüüd läheb järgmine sein lihtsalt. Nii, ma lisan sulle veel, et millest ma tean, kuidas ma tean ja miks ma olen nii kindel, et see on lahendus. Sellepärast, et kinnisvarakogemusi omame me nii elanuna nendel erinevatel pindadel, eks ju, nii 10 ruutmeetristelt kuni 150 ruutmeetristeni, kuni 1000 ruutmeetriseni, ehk siis väga väikestest pindadest kuni majani. Neid kogemusi on väga palju erinevaid. Erinevas kliimas, erinevates tingimustes. Mugavuse skaalal 0-5 tärnini, kui 5 on maksimum. Mida me oleme näinud lisaks sellele läbi oma rahvusvahelise kinnisvara müügi ja hindamise, sest ka see haridus on meil enda jaoks omandatud. Nii sellel platsil siin, kus me oleme sinuga, mille nimi on Eesti, kui üle ookeani. Absurdsusi oleme näinud. Aru ei saa, milleks inimesed on selliseid asju endale ehitanud. Nad ei ole lihtsalt teadnud, mida teha sellega, mis neile kätte on kukkunud. Need 44 pesa, millest läbi meid on lennutatud, on andnud selle teadmise, selle kogemuse, pluss kõik need paksud raamatud, mis on seadusi täis, pluss kõik need kinnisvaraobjektid, mis on läbi käidud ja nähtud lisaks elamisele. Kõik toimub põhjusega, armas. Mida ja kuidas teha? Sellest räägime edasi siis, kui meil on olemas see esimene pakkumine, kas siis kasutatud väikemaja ümber transportimise osas või ühe konteineri või kasutatud soojaku osas. Me täname tähelepanu eest. Ja hoia ennast. Võta seda tõsiselt, mida me rääkisime. Sest see tagab sulle sisemise rahu. Sa suunad kogu oma tähelepanu endale. Namaste.